Nii, tere kõigile, kell on saanud 6 ja mul on suur rõõm teha tervitussõnad Eesti Arhitektuurimuuseumi poolt. Suur pimedus on väljas, nii et ma arvan, et selline teema siin sellisel aastaajal novembris on eriti asjakohane. Aga alustuseks natukene ka siis, mis teemal me täna vestlema hakkame, mis on need vestluse tõstatuse ajendiks ja kes meil siin paneelis täna on ka. Täna vestleme siis vaimse tervise ja muuseumite nii-öelda seotuse vahel, natuke arutame, kas milline see seos on, kuidas seda veel justkui võib-olla suurendada saaks, et just siis kuidas muuseumid saavad vaimse tervise toetamisel rolli omada. Ja ühelt poolt, nagu ma mainisin, siis ma arvan, et november on igati õige aeg sellise teema tõstatamiseks ja november on meeste kuu, kui ma ei eksi, ja oktoobris, kus me avasime ka üleval korrusel suures saalis Pascal Bronneri isikunäituse joonistatud paralleelilmad, siis oktoober on ka vaimse tervise kuu. Ja miks ma sellest ülemisest näitusest räägin, siis tegelikult Pascal Bronneri joonistatud paralleelilmad on näitus, kus on ühelt poolt suured sellised paralleelilmad joonistatud arhitektuurijoonistused, aga teiselt poolt üks Pascal Bronneri sellistest põhiteesidest, mis ta selle näitusega publikule soovib ka edasi justkui öelda, põrgatada, on siis see, et loominguga tegeleda see on justkui miski, millega me igaüks saame tegeleda. Ja natukene siis sellest ajendatult oleme just siis täna selle nii-öelda näitusega paralleelselt siin sel teemal vestlema, aga teisalt poolt nii-öelda muuseumi töötajana, muuseumi endana on see ka selline teema, kus me pidevalt üritame ise mõtestada, et kuidas me siis saame toetada, kuidas me saame selle sobiva keskkonna luua, et vaimse tervise teemad ja vaimne tervis oleks siis nii külastajatel kui ka meil endil toetatud. Ja nüüd tulengi meie tänaste panelistide juurde, kes siis natukene aitavad meil seda teemat mõtestada ja oleme siis ühelt poolt kutsunud sellist muuseumivaadet esindama muuseumite ühingu tegevjuhi Anu Viltropi, siis arhitektuuri nii-öelda ruumiloomelise poole pealt on meil siis B210 arhitektide poolt Kadri Klementi ja B210 arhitektide büroo on siis tõesti silmatorkavalt näituste kujundamisega väga toredalt toimetanud, ja Peaasi poolt on meil täna liitunud vaimse tervise koolitaja ja psühholoog Anna-Leena Salumets. Ja siin korraks üks väikse põrkena mainin ka ära, et reedel on tegelikult meil publikuprogrammis õhtul tulemas ka töötuba, mida samuti veab Anna-Leena Salumets, ehk siis kellel soovi on, saate reedel temaga lähemalt juba siis kohtuda ja juba töötoa formaadis. Aga kõike seda aitab meil siin vormis hoida, siis Adamson-Eeriku muuseumi kuraator, programmijuht ja kunstiteadlane Karin Vicente. Ja enne kui ma sõna siis juba sulle annan, siis soovin tänada ka tegelikult advokaadibürood Rask ja samuti ka Kultuurkapitali, et nad kenasti meid on kõik need aastad toetanud, et me selliste aruteludega arhitektuuri ja ruumiloome ja üldse siis arutelukultuuri jätkamiseks saame neid aruteluõhtusid vedada. Ja mainin ka ära selle, et kui publiku seas tuleb küsimusi, siis andke käega märku, et siis ma toon mikrofoni teile ja see peaasjalik, et miks mikrofoniga on just see, et kuna me salvestame, et oleks kuulda ka siis need, kes täna õhtul siin olla ei saa, siis on ilusti ka salvestusel neid küsimusi kuulda, et siis saavad küsimustest osa ka nemad. Aga egas muud midagi minu poolt. Ja aitäh. Ja tõesti aitäh seda teemat tõstatamast muuseumikeskkonnas ka, sest et see vaimne tervis on üks neid teemasid, mis tundub, et tuleb praegu juba aknast ja uksest ja igalt poolt, aga teisipidi on ka selles valdkonnas väga palju puudujäämisi ja
räägitakse ju ka vaimse tervise kriisist, mida meie ühiskond praegu läbi elab kõikide nende muude jubeduste kriiside kontekstis, mis ilmselgelt on omavahel seotud. Et tundub, et võib-olla ei ole seda liialt palju ka, et seda teadlikkust tõsta, mis on üks muuseumide ilmselt või muuseumi valdkonna üks tugevusi selles teemade ringis. Aga tõesti, et muuseumitel iseenesest meie ju muuseumites neid diagnoose ei pane ja vaimse tervise probleeme ei ravi, et see, mida muuseum teha saab, on enne kõik just ennetavad ja leevendavad tegevused, mis siis vaimse tervise probleeme võiksid aidata ühiskonnas laiemalt vähendada või ennetada. Aga ma võib-olla teeks otsa lahti Anna-Leenaga ja peaasi.ee-ga. See on teie nii-öelda igapäevane töö ja võitlete mitmel rindel sellega. Ja ühtlasi on ka ju rõõm, et Peaasi pälvis möödunud aastal ka Eesti muuseumisõbra tiitli. Nii et teil on muuseumidega tõesti mitmekülgne koostöö olnud juba siiamaani. Et me oleme ka nii-öelda ühed koostööpartnerid teile. Teil on väga palju tõesti arvud laiali ja töötate nii riiklikul tasandil, riiklike institutsioonidega ja meditsiinialaselt, aga ka teatritega ja muude kultuuriasutustega. Et mis konkreetselt muuseumide puhul, et mis teeb muuseumidest hea koostööpartneri teile? Millised on see muuseumi valdkonna eripärad, mida teie olete oma kogemuses märganud ja võib-olla räägid mõnest toredast projektist lähemalt, mida te muuseumitega olete juba siiamaani teinud? Ja kõigepealt, milline äge auhind on olla muuseumi sõber, et see on tõesti üks tore tiitel, mida kanda ja me tiimiga oleme selle üle hästi uhked ja hästi õnnelikud. Aga ma arvan, et et see, mis sa kõik enne ütlesid, et kirjutaks sellele alla, aga siis lisaks veel. Et kui muuseumid on tõesti üldse kultuuriasutused väga toredad koostööpartnerid, sellepärast, et ma arvan, et kunst aitab meil elu mõtestada, näha neid läbi erinevate läätseda ja me saame sealt omalt poolt ka toetada vaimse tervise poolega, et kuidas siis võiks vaimne tervis siis üks olla osa sellest tõlgendusest. Ja seda me oleme saanud teha erinevate projektide kaudu. Kohe, mis meelde tulevad, ongi näiteks Tartu spordimuuseumis oli meil siuke tore näitus nagu Must öö vaimses tervises, kus saime siis rääkida sellest, et kuidas sport ja vaimne tervis on omavahel seotud ja puudutab ka näiteks võistlus ja võitluskunste, kõik kunste. Et see on olnud tõesti privileeg või ka Adamson-Eeriku muuseumis, et pakkuda siis ka loengusarja või toetada omalt poolt siukse psühholoogi või spetsialisti vaatega, et mis siis võiks vaimset tervist toetada. Et leida aina enam neid mitmekülgsid kaitsefaktorid, mis hoiavad inimest ja toetavad. Et selles mõttes, et ma arvan, et see ei pea toimuma ainult psühholoogi või psühhiaatri kabinetis, et see saab samamoodi toetada või toimuda ka muuseumites. Et sellepärast on alati põnev teha ka natuke võib-olla tava niimoodi ruumidest väljaspool ka koostöid ja näha erinevaid perspektiive. Anu ja Kadri teile ka, et kuidas teie vaatevinklist näete seda üldist püstitust, et muuseumid ja vaimne tervis? Kas on muuseumil neid viise ja võimalusi või milliseid viise? Me tegime ikkagi võistlust, kumb on viisakam ja annab teisele sõna. Seda näitavad mitmed uuringud ju ka, et muuseum kui keskkond juba iseenesest võib olla vaimset heaolu toetav. Et näiteks on uuringud välja toonud, et sellises hästi kiirustavas maailmas on muuseum üks koht, kus on võimalik näiteks taastada oma tähelepanu väsimust või leevendada stressi. Kõige paremaks keskkonnaks peetakse loodust, muuseum kohe tuleb järgi. Muuseum oma sellise suurepärase näitusega, mis ühte konkreetset inimest näiteks köidab, pakub ka suurepärast võimalust olla lihtsalt hämmastunud, lummatud, võlutud ja kogeda igasuguseid häid tundeid, kes meist seda siis ei tahaks. Ja
uuringud näitavad ka, et kõige paremini toimib selline taastav või selline rahustav mõju sellisel juhul, kui inimene käib muuseumis regulaarselt, et see on talle turvaline keskkond. Nii et tänases oludes, kus võib-olla asju teha on raske, siis näiteks, et muuseumikaart on kindlasti üks võimalus, kuidas väga hästi oma vaimset tervist toetada. Mina oskan lisada, et üleüldse kogu ruum ja keskkond meie ümber mõjutab meie vaimset tervist ja heaolu. Ja muuseumid on selline tänuväärne positiivne mõju seal, aga paraku ka võib-olla kehvade otsuste mõjul on meil ka sellist keskkonda, mis siis ise panustab vaimse tervise häiretesse. Et minu meelest on ülioluline rääkida vaimsest tervisest ja ruumilisest keskkonnast ja viisist, kuidas see saab siis kaasa aidata heaolule. Kohe räägime lähemalt sellest ka, aga me siin mõtleme veel ise kõva häälega juurde, et üks on see nii-öelda see sisuline ja nagu elamuslik pool, eks, et mida muuseumi külastaja saab, aga teisipidi näiteks üks selliseid mureteemasid vaimse tervise valdkonnas on üksildus kahtlemata, et siis ka see, et see vist on siin täna meie eesmärk rääkida, kui muuseumi positiivseid külgi, et siis muuseum aitab ka nagu nii-öelda seda võib-olla sotsiaalsest eraldatust ja hoida suhteid ja luua sellist kogukonna identiteeti, et kui leida oma selline, ma ei tea, meelis muuseum või meelis temaatika, et siis pakub muuseum ka seda palju nagu kas sotsiaalset suhtlust, mida vaatamata kõigile maailma kommunikatsiooniviisidele, mis meil praegu on taskus kõigil olemas, ei pruugi alati olla piisavalt inimestele. Kokkusaamise täiendada korraks, et võib-olla, et muuseumikülastus iseenesest ei pruugi luua sotsiaalseid kontakte, sa võid ilmselt käia ka muuseumis ja olla üksi ja tunda ennast ikkagi üksildasena, aga ikkagi tunda milleski rõõmu. Aga et kui muuseum tahaks panustada sinna sotsiaalsetesse suhetesse või et inimesed, kes muuseumisse jõuavad, ikkagi omavahel ka suhtleksid või otsiksid neid kokkupuutepunkte, siis selleks peab ikkagi muuseum seda keskkonda ka teadlikult looma, kus inimesed saaksid omavahel rääkida, vestelda, mõtestatult vestelda, turvaliselt vestelda, et võib-olla sellisel juhul ilmtingimata alati, ma ei julge öelda, et see kunagi ei juhtu, aga sellisel lihtsalt ruum või lihtsalt külastus võib-olla kõike seda head ikkagi endaga ei pruugi kaasa tuua, et me lihtsalt teaksime, mis on võimalused ja piirangud. No tõsi, ja tegelikult muuseumid korraldavadki väga palju ka selliseid kokkusaamise kohti, üritusi, nagu juuresalvalt pildilt näha võib. Aga võib-olla siit ongi hea edasi minna järgmise teema juurde. Ma siin ette valmistades mõtlesin, et ma üritan natuke ka provokatiivne olla, sest et iseenesest on muuseumidel juba praegu väga, väga lai vastutusvaldkond niimoodi ühiskonna vaatepunklist, et me peame hoidma ja säilitama ja tutvustama meie kõige väärtuslikumat osa kultuuripärandist ja teisipidi tegema seda väga selliste piiratud eelarve tingimustes, et siin oma muuseumi ühingu läbi viidud küsitluse tulemusena ei ole ka muuseumi töötajate endi see tööõnnetunne liialt kõrge, rääkimata sellisest finantsilisest ebakindlusest ja sellest, et meil ei ole neid ressursse kunagi liialt palju, et kas nüüd selline ootus või eeldus, et muuseumid peavad ka veel inimeste vaimset tervist toetama, kas see ei ole nagu liiast siin kõige selle kontekstis, et meil on neid kohustusi niigi palju juba ja me ei ole meditsiiniasutus, mis peaks, kes võiks nagu seda teemat enne kõike juhtida ja kanda. Anu, küsin sinu käest. No meil on siin päris muuseumis töötavaid inimesi ka, et võib-olla ka teie võiksite mõelda ja vastata. Et loomulikult muuseumil on väga palju erinevaid rolle ja kui ICOM on ka muuseumi justkui rolli defineerinud, siis seal on väga palju erinevaid kihte ja kihistusi alates nii pärandi säilitamises kuni ikkagi väga selgete sotsiaalsete rollideni. Ja mulle tundub, et väga paljud muuseumitöötajad üle maailma tahavad
ka pakkuda või mõjutada mingeid erinevaid sotsiaalseid protsesse, nii et selles suhtes on küsimus justkui, miks mitte. Ja needsamad uuringud, mis ma alguses tegelikult viitavad sellele, et sellist vaimset heaolu võib toetada ka muuseumi külastus ainuüksi, ehk siis sa ei peagi justkui midagi lisaks tegema. Kui aga muuseum teeb valikuid paljude erinevate ootuste ja variantide seast, siis loomulikult tuleb läbi mõelda, et kes ja kuidas seda teeb. Minule endale tundub ka sotsiaalvaldkonna taustalt tuleva inimesena, et esmajoones saad sa ikkagi teistele heaolu pakkuda siis ja teisi toetada siis, kui sul endal on niiviisi üldjoontes vaimne tasakaal enam-vähem parlanksis. Vastasel juhul sa põletad iseennast läbi. Nii et ma ütleks, et võib-olla siis katsetada võib, kui meeskond on selles kokku leppinud, aga sinna kõrvale minu meelest ideaalis võiks tulla ka siis kuidagi üksteist toetav selline töökultuur, et asjadest räägitakse, jagatakse, sest kui sa lähed väga hands-on teemadesse sisse, siis aitamise töö nii-öelda või see hooletöö võib olla ka ühtlasi päris pingutav ja koormav. Nii et see tuleb nagu läbi mõelda. Me näeme täna, et Eesti muuseumides on tehtud erinevaid väga toredaid projekte, mis toovad ja loovad sotsiaalseid suhteid, küll on tehtud dementsetele ja nende lähedastele erinevaid klubisid, küll on tehtud vanemaealistele kokkusaamiskohti, on tehtud aeglase vaatamise päevi, on tehtud, no ma ei tea, mida kõike veel on tehtud, igasugused asju on tehtud, joogat tehtud, just arutasime. Ja see kõik justkui nagu toetab vaimset tervist, aga mida ma täna nagu näen ja mida mulle ka muuseumitöötajad ise ütlevad, et natukene on kuidagi see ootus ka, et muuseum peaks justkui kogu aeg tegema midagi uut, nii et me katsetame midagi ja läheme edasi. Aga kui me tahame päriselt vaimset tervist toetada, siis see võiks olla mõnes mõttes pikaajaline projekt ja võib-olla võiks sinna kaasata juurde ka siis eksperte, et me siis päriselt teaksime, mida ja kuidas me teeme. Võib-olla valikute küsimus hästi lühidalt vastates siis. Absoluutselt. Ja tõesti, et Anna-Leena, vaatan sulle otsa ja küsin, et see nii-öelda vaimse tervise teema ei ole kindlasti, ei olegi küsimus rangelt võttes, see ei ole nii-öelda meditsiinivaldkonna teema, aga see on palju laiem ühiskondlik teema, et siin on ikkagi taga palju selliseid üldiseid väärtuseid ja arusaami, mida me ühiskonnas peame heaks ja mõistlikuks ja kus meil mingid rõhuasetused on, et mõeldes siin läbipõlemisele või ületöötamisele või sellistele teemadele, mis on ikkagist tingitud laiemast sellisest ühiskondlikust foonist, et siis jah, et seda sükast idealistlikult rääkides sükast kultuurilist muutust või sellist mentaliteedi muutust ilmselt tulebki soodustada laiemalt kui ainult spetsiifiliselt psühholoogide, psühhiaatrite, vaimse terviseõdede, loovteraapiate kontekstis. Ja hästi mitu mõtet on siin kohe, mis sul peast tiirleb, aga kui ma psühholoogina töötan, siis hästi oluline küsimus on see, et kuidas me võiksime asjast veel mõelda. Ja ma arvan, et see on see, millele sa viitad, et me räägime tegelikult mingisugusest süsteemsest, nagu kas muutusest, aga võib-olla mõtte või vaateviisist. Et ma arvan, et vaimne tervist on kogu aeg käinud iga otsusega ka koos, et kuidas ta siis mõjutab või et nii inimest kui ka inimest tahtsin öelda, kui inimest kui näituse külastajat, aga tema on inimene, nii et vot siia oleme jõudnud teisipäeva õhtuks. aga jah, et samamoodi nagu me ei saa enam pidada mingeid vestluseid ilma selleta, et ma arvestaks näiteks looduse mõju. Et ma arvan, et see on see sama asi, et me ei saa pidada mingeid vestluseid ilma, et ma arvestaks vaimse tervise mõju. Olgu siis see kui muuseum kui tööandjana, pakkudes siis oma töötajatele mingit väärtusteks või on kui näituse külastajatele. Nii et jah, et võib-olla see on nagu, et see kultuuriline muutus on väga hea märksõna, ma arvan, mis sa tõid. Aga räägime siis ruumist ka, et tõesti muuseum kui keskkond ei ole otseselt, eks kui me teeme muuseumites näituseid, siis on need ennekõike suunatud sisu edasiandmisele, eks, et meil on oluline see lugu, mis me jutustame. Loomulikult, kuidas me seda jutustame,
ka, aga ilmselt esimene mõte ei ole alati näitust ette valmistades ja kujundus, et kuidas inimene ennast siin tunneb. Eks, et seal on nii palju muid igasuguseid ambitsioone kõrval. Aga et ometi see on väga oluline, eriti just selles praeguses kontekstis. Otsisin veel uuesti üles meie 23. aasta Eesti inimarengu aruanne oli ka pühendatud vaimsele tervisele ja seal tegelikult oli toredasti see ruumi temaatika sisse toodud ja mingil määral läbi kirjutatud ja uuritud ja juhtisid seal ka ikkagi need uurijad tähelepanu sellele, et siiani on Eestis suhteliselt vähe sellele tervise ja ruumi või tervise ja keskkonna kokkupuutepunktidele ja vastatiks või sõltuvussuhtele on vähe tähelepanu pööratud. Ja seal on ka tegelikult peamiselt palju jutusest sotsiaalsest sidususest ruumi kontekstis, aga kui me räägime muuseumitest ja muuseumikeskkonnast ja muuseumiruumist, siis on see samuti avalik ruum, mis võiks ka oma karakteristikatega toetada inimeste heaolu, vaimset tervist, et kuidas seda võiks veelgi paremini muuseumites teha. Teie olete kujundanud, Kadri, oma tiimiga mitmeid näituseid, sealhulgas vaimse tervise teemalisi, et mis teeb ühe muuseumiruumi heaks või näituseruumi heaks näituseruumiks, mis toetab inimeste heaolu? Väga põnev küsimus. Inimesi on ju nii palju erinevaid, aga võib-olla ma kasutan võimalust ka siin välja öelda mõned mõtted, mis on vestluse käigus tekkinud, et tahaks esile tuua näiteks seda, et muuseumitel on ju väga pikk ajalugu ja neist on tekkinud nagu üks selline ruumiline väärtus, et inimesed, kui nad mõtlevad muuseumile, nad teavad, mida oodata ja see nende ootus enamasti on selline vaimset tervist toetav, et see on rahulik koht, see on koht, mis on siis peaaegu nagu loodus või teisel kohal. Et mul on tunne, et selline ootus on üldiselt olemas või see ruum tundub sellisena, et see on väärtus, mida hoida, et inimesed juba justkui teavad, mida muuseumist võib saada. Nii et ja teisest küljest ei ole siis ka eriti uus teema. Aga näituste puhul, mis sa veel mainisid, et esimene küsimus ei ole, kuidas inimene siin ennast tunneb, siis tegelikult ma ütleksin, et on küll, sest inimese jaoks me ju teeme seda näitust, et kes siis veel, kui mitte tema, ja kuidas ta siseneb sellele, kuidas ta selle teemaga vastakuti seisab. Ja teemasid on tõesti ju muuseumi maailmas seinast seina ja kaugemale veel, et paljud nendest on keerulised teemad, rasked teemad, olulised teemad, et seda tähtsam on läbi mõelda just nimelt see küsimus, et mis mind ees ootab, ma astun muuseumisse, ma tulen selle positiivse ootusega, et ma saan midagi positiivset oma vaimsele tervisele, aga kui teema on raske. Võib olla ka frustreeriv, eks, et kui see on liiga mingi keeruline või muud pidi, ma ei tea, ideoloogiliselt mitte sobiv sisu või ma ei tea, kunstinäituse puhul sa lihtsalt ei saa aru või lihtsalt ei paku see sulle elamust. Ligipääsetavus on siin nagu mitmes tähenduses võtmesõna, et meie oleme ka mõelnud sellele, et kuidas avada see teema kihilisus, see on tihe koostöö kuraatoriga või siis nende teaduritega, et kuidas anda mingisugune esmane teadmine sellest teemast või mulje ka sellele inimesele, kes ei oska lugeda, ta ei oska seda keelt parajasti, ta on liiga väike veel, et lugeda osata või siis ta ei saa veel sellest sisust sellel tasemel aru, et seal oleks erinevaid kihistusi, mis sulle ikkagi midagi edasi annavad, loovad sinu muuseumi kogemuse. Ja siis ka kõige praktilisemad küsimused muidugi ka, et sa ulatad lugema, et sa näed lugeda, et kuidas on need helid sinu ümber, et üks ei sega teist ja nii edasi.
minu üks nagu teema alati on ka, et sa saad puhata seal näituse ruumis, eks, et oleks koht, kus on istuda ja nagu aega maha võtta, et seda just nendes suurtes lääne kunstimuuseumides on need pingid kõik ära kaotatud, eks, sellepärast, et muidu jumala pärast inimesed istuvad ja jäävadki sinna ja siis nad ei lähe koju ja siis nad hakkavad seal scrollima ja siis nad jäävad magama ja väsinud turistid ja et on tehtud nagu mingis mõttes võimalikult ebamugavaks kohalolek või viibimine seal, et sa vaatad oma need pildid ära ja liigud edasi. Ja mul on tegelikult ka kunstimuuseumile ka ettepanek, et tegelikult seal võiks olla paar sellist valvetugitooli, sest et minul on küll mõnikord tahtmine, et mõne teose ette tahaks lohistada ühe tugitooli ja siis ikkagi nagu mugavalt ja rahulikult vaadata, et minu vaimset heaolu aitaks see küll hästi. Aga mul tuli selle ligipääsetavuse ja erinevate tasanditega, et on mõned teemad tõesti on hästi keerulised ja kui võtta Eesti kontekstis näide, siis ka Vabamu tegelikult räägib väga-väga rasketest teemadest ja ta räägib ju kaotustest, lähedaste surmadest, riigi kaotusest, lootusetusest, aga ta tegelikult ühtlasi räägib ka sellest või suunab sind ka mõtlema sellest, et elus on väga palju erinevaid raskusi ja selles suhtes raskustes olemine ja läbitulemine on selline inimlikult hästi universaalne kogemus ja tegelikult on võimalik erinevatest raskustest ka välja tulla, et taastuda. Lihtsalt kui see küsimus on, et kuidas siis ikkagi tuleks inimene sellisesse muuseumisse nagu Vabamu, ma tean, et kõik inimesed ei taha sinna nagu minna, et tegelikult pakkuda neile seda võimalust kogeda, sest me mõnes mõttes elame nagu sellises kuidagi maailmas, kus ka halvad tunded või keerulised tunded on midagi nagu sellist, mida me peame vältima. Et tegelikult see ei ole võimalik. Parim, mida me saame õppida ja võib-olla ka oma lastele ja lähedastele õpetada on see, et kuidas keerukustega toime tulla. Ja ma hästi lisaks ja tõesti, et vaimne tervis ei tähenda seda, et kogu aeg on hästi tore ja hea olla ja ma arvan, et see ei peakski eesmärk olema või elus, võib olla eesmärk, aga võib-olla see ei ole eriti jätkusuutlik eesmärk. Et see tähendab, et me tunneme kõiki emotsioone kogul skaalal aga leiame siis võib-olla viisi, kuidas nendega toime tulla, et tõesti, et kui ma olen vihane, et siis võib-olla selle asemel, et ma löön seina ühe augu, ma olen hoopis muuseumisse. Et ma leian mingi viisi, kuidas see äärmuslik näide, aga lihtsalt, et see näite mõte on selles, et ma arvan, nagu siin ilusti välja tõid, et muuseum pakub meile ka võimalus tegeleda väga raskete teemadega seda turvalises keskkonnas ja nii ju võikski olla. Kas ma võin teilt küsida nüüd isikliku kogemuse, et millises ruumis te olete viimasel ajal tundnud, et siin on hea olla, et ma tunnen ennast siin hästi ja siin on mul mugav ja siin see vastab minu ootustele ja vajadustele. Võib-olla muuseumiruum, aga võib-olla ka mõni muu ruum. Mis on see, mis teeb ühe ruumi heaks, heaolu toetavaks? Võin võtta selle, et vaatamata sellele, et ma kannan tiitlit psühholoog, olen ma ka inimene, et ikka siuksed iga esinemine teeb natuke ärevaks ja peab mõtlema, et jumala eest midagi lolli ütleks ja oleks hästi tark ja hästi andekas, et kõik need asjad, et tegelikult siin ruumis praegu istudes on väga mõnus ja tegelikult, et siin on hea olla ja seda ärevust, mis on tavaliselt võib-olla kõrgem, on vähem, et võta nüüd kinni näpust, et milles see nüüd olla võib. Et ma ei tea, mis siia polnud ilusad inimesed vaatavad vastu, eks ma arvan, selles on asi, aga võib-olla ka mingid elemendid, värvid, et aga siin on tõesti mõnus olla. Ma mõtlen, viimane selline hea ruumi kogemus oli väga äsja käisin orienteerumisüritusel Sakus ja kas see on nüüd, see ei ole loodus, see on inimese tehtud keskkond, see ei olnud küll selline tänav ja majad, vaid kohe nende majade taga selline tühermaa, ei miski, sellel kohal ei ole nime, aga seal olid mingisugused väga huvitavad pinnavormid, keegi oli midagi sinna kuhjanud, keegi oli sinna mingisugused teed hiljem rajanud, keegi oli sinna mingisugused piirdeaiad pannud, keegi oli mingisuguse kivikuhila tekitanud ja mingisuguse ümmarguse augu maasse kaevanud. Ühesõnaga, seal oli tohutult juhtunud asju, üldse ei saanud aru, miks, kuna või kuidas.
ja samal ajal oli ka see inimeste kihistus, seal oli teisi inimesi veel, kes jooksid ringi ja kes nautisid seda koosolemist, seda sotsiaalset aspekti hoopis. Seal oli mingi seltskond, kellest üks, ma arvan, et neil oli mingi selline kokkulepe, et tema teadis rohkem, et ta ei tohtinud teistele ette öelda, aga ta tohtis kätega näidata. Ühesõnaga, see oli mingi selline, käis äraarvamismäng joostes minu ees. Nii et see ruum oli tegevust täis ja seal oli nii palju lugusid oli koos ja see kuidagi, ma ei tea, see oli täiega kihvt ja samas see oli, kui sa mõtled nagu ruumi kvaliteedi peale, siis see oli tegelikult selline ülejääk või rämps nii-öelda. Sa räägid kusjuures minu ühest lapsepõlve mängumaast, ma tean hästi, millest sa räägid. Aga ma mõtlesin, et see minu hea ruumikogemus peab ikka nagu muuseumist tulema ja siis mõtlesin, et peab olema ka kättesaadav, et te saaksite kõik kohe minna. Ja siis mõtlesin, et tegelikult ma olen Reepinderi mööbli muuseumisse tulles ja alati tunnen ennast elevil nagu laps, sellepärast et seal on ju Janna Juhkami tehtud imelised toamaketid. Ja vaat, kui ma oleksin väikene tüdruk, siis ma vist võiksingi päriselt istuda tundide kaupa ühe, teise ja kolmanda maketi ees ja mängida oma mängu siin peas. Seda mulle lapsena hirmsasti meeldis teha. Nii et ma loodan, et mul on ükskord nii palju aega, et tulles siis saada see tugitool või mingi tool ja tunda ennast taas nagu laps. Nii et võib-olla enne, kui nimetada, et mis muuseumis veel mõnikord seda elevust loob, et ta võib olla ka nostalgia. Ja nostalgia on mõnikord väga armas. Mulle tundub, et muuseumi keskkonnas loomulikult me tahame luua head ruumi ja head kogemust igas mõttes, aga üks oluline väärtus on ikkagi need museaalid, mis on seal näitusesaalis. Ja eriti kui tegemist on nagu ajaloolise materjaliga, siis on nemad nagu esirinnas, mille järgi me tingime selle ruumi valguse ja niiskuse ja temperatuuri ja see muidugi võib väga mõnus olla, kui sa tuled kuumal suvepäeval, lähed headse jahedasse kliimakontrollitud ruumi, see jahutab ja mis kõik. aga inimesed, kes seal igapäevaselt, eks saalivarvurid peavad olema või muuseumitöötajad või ka külastajad ise, et kõigile see ei sobi, et siis siin minu meelest lähevad need suusad risti, et tihtipeale mulle endale ka väga oluline näiteks päevavalgus. Et mul on ka üks tööruum, kus päevavalgust üldse ei ole, ühtegi akent ei ole, et on keldriruum. Et siis ka näitusesaalides tihtipeale on vaja aknad kinni ehitada, sellepärast, et meil on rohkem seinapinda vaja näituse ekspositsioonideks. Et see oli üks mõttekäik, mis ma nagu muuseumi või näituse keskkonna puhul mõtlesin, et see ei soodusta kindlasti, et need kriteeriumid, mis on head ajaloolistele museaalidele, ei pruugi olla head inimestele. Aga sa võid mõelda sellest ka kui turvalisest turust. Tõsi, kõik on mõttemustrid on ju. Nii, aga üks valdkond, mida ei saa kuidagi ilusaks rääkida, kui väga ka tahaks, on kindlasti raha. Et ilmselt üheks suurimaks vaimse tervisega seotud probleemideks ongi just nende teenuste kättesaadavus ja ikkagist nende kallidus. Leidsin ühe artikli paar aastat tagasi, mis väitis, et igal aastal jääb Eestis 200 000 inimest vaimse tervise abita. Erinevatel põhjustel, aga üheks kindlasti on see kättesaadavuse küsimus ja need ooteajad ja ka spetsialistide arv ja nii edasi, eks. Nii, ja nüüd mul on 2 mõtet, panen kokku ühte pikemasse küsimusse, et ühelt poolt on peaasi.ee-l on väga tore ettevõtmine, et vaimse tervise vitamiini saatekirjad, mis ka eks imiteerib seda tavalise meditsiini saatekirja formaati. Aga mis ka siis saadab inimesi toredasti mingeid muid tervist turgutavaid tegevusi tegema. Ja see on väga tore ettevõtmine, kohe palun sul sellest paar sõna rääkida ka, aga teisipidi, kui ma nagu raha suunas mõtlen, et siis on väga toredasti muuseumiühing ka lobistanud seda ideed,
et see nii-öelda see sporditoetus, mis on Eestis riiklikult maksuvaba, ja, et kuni 400 euro ulatuses võib tööandja oma töötajaid toetada siis erinevate sporditegevustega, et see võiks ka kultuurile laiendada ja sealhulgas muuseumidele. Et siin on natukene seda sama loogikat, nagu, et see ei pea olema sport, see vaimse tervise vitamiin, mida teha, aga et see võiks olla ju ka kultuurielamus, et minna teatrisse või näitusele. Et siin on nagu, et mingis mõttes on see raha on nagu kuskil mingitel eelarveridadel olemas ja teisipidi on võimalik või võiks seda ümber mängida. Et kuidas siit edasi, eks, et millal võiks hakata siis päriselt ka perearstid neid niisuguseid vaimse tervise või saatekirju välja kirjutama ja kust veel võiks leida raha, et muuseumid saaksid veelgi süsteemsemalt seda vaimset tervist toetada? No see millal, sellele mul ei ole head vastust, et pean jääma selliseks hästi diplomaatiliseks, ütleme, et süsteemne muutus võtabki aeg, eks, aga tõesti see, millest sa rääkisid tegelikult, et kogukonna tasandil või ka on võimalik ka enda sõbrale saata see saatekiri, et minnes peaasi.ee /saatekiri saab igasuguseid toredaid asju, et mida siis koos teha või et näed, et keegi, su sõber, elukaaslane, kes iganes on sulle saatnud, et nüüd on aeg muuseumi ikkagi minna. Aga see põhimõte on ikkagi ju selles, eks, et praegu see võib-olla viis, kuidas tervishoiusüsteem laiemalt, eks, üles on ehitatud, et väga palju suunati sükse psühhiaatri juurde, aga see on eriala või eriarsti abi ja see teatavasti psühhiaatri tund on väga kallis. Ja et kuidas siis ka need teised tasandid saaksid toetada inimest, et ka kogukond, esmatasand, et mis võiksid veel olla need viisid, et üldse ennem kui inimene võib-olla saaks ennetada seda, et ei ole vaja psühhiaatri abi, vaid saab juba ennem neid kaitsefaktorid, mis meil on, tugevdada, et selleks tõesti, et on selleks muuseum, on selleks kino, teater, muu viis, kuidas looduses olemine samamoodi, et Inglismaal on näiteks juba töös, et saab kirjutada sulle perearst välja ka näiteks jõusaali külastuse või muid sükseid tegevusi, mis tegelikult vaimset tervist toetavad ja ma arvan, on ka süksed pikaajalise toimega. Ja see on siis ala Tervisekassa maksab selle? Nende poolne siis, mis on võrreldav Eestis Tervisekassaga. Jah, kus see raha tuleb, see on, ma arvan, ma vale inimene, kellelt seda küsida. Anu, ma küsin sinu käest siis. Mul on peas nii palju mõtteid, et ma ei tea, kuidas kõike korraga ära vastata, et Inglismaal tõesti seda social prescribing ut tehakse ja muuhulgas kirjutatakse selle raames välja ka vabatahtlikku tegevust ja ma pean ütlema, et minul on siin väärtuskonflikt, sellepärast et vabatahtlik tegevus on vaba tahe, et kas retseptina välja kirjutatud tegevus on vaba tahe või mitte. Et kui me Eestis üldse seda teed pidi läheme, siis minu meelest tuleks valdkonnas ja erinevate valdkondades siis läbi arutada, et mida see siis tähendab, kas see on lihtsalt muuseumikülastus, sest me oleme ju rääkinud ka sellest täna, et ka lihtsalt muuseumikülastaja võib olla selline taastava või vaimset heaolu toetava mõjuga või see on miskit laadi tegevused, mida muuseum siis viib läbi, et mis, ma ei tea, siis toob erinevaid inimesi kokku, toetab mingeid sotsiaalseid suhteid ja see eeldab siis sellisel juhul, vabandage väga, eks ju, et muuseumil on vaja teatud oskustega inimesi, teatud väljaõpet ja teatud rahastust. Et sellised asjad tuleks minu meelest enne läbi rääkida. Täna tundub see kuidagi väga kauge teema ja seetõttu Muuseumiühing koos väga paljude teiste loomeliitudega oleme välja pakkunud võimaluse tõesti sporditoetuse meedet laiendada kultuurile. Me oleme seda uurinud ka ja kuna uuring on nüüd ikkagi natukene vana, et siis ma võib-olla väga numbritesse ei lähe, aga väga paljud inimesed ei kasuta seda spordimeedet ära, sellepärast et nad teevad teist laadi tegevusi. Kui sa õues suusatamas käid, et siis sul pole ka midagi tagasi küsida. Ja see viimane küsitlus ikkagi näitas, mis 2024 minu meelest tehtud sai, et 80% inimesi toetaks tegelikult selle sporditoetuse laiendamiskultuuri
aga siin puudub täna poliitiline tahe, kindlasti Riigikogu valimiste mõtleme meie ka, et kas me saame seda kuidagi veel uuesti upitada. Et selles osas ma olen ka kuulnud, nimetamata siis milliselt ametnikult, aga ka seda tagasisidet, et siis sama hästi võiks meetmesse justkui ka shoppamise kirjutada, et see ka võib toetada vaimset heaolu. Et meil on nagu ikkagi mingisugused asjad, kus meil nagu mingisugused eelarvamused on ees. Aga sellest üldse, et miks meil nagu võib-olla ka süsteemid nagu kokku jooksevad, et minule meeldib visualiseerida, ja sellepärast ma ikkagi toon selle Maailma Tervishoiuorganisatsiooni selle püramiidi ikkagi jälle uuesti jutuks. Et kui te kujutate ette püramiidi, seal taga on vist üks pilt ka, kus on püramiid peal, siis vaimse tervise toetussüsteem peaks välja nägema selline, et selles kõige alumises osas, mis on meile kõige rohkem, kõige paremini kättesaadavam, on siis eneseabi, enesehoid, ja see on midagi tegelikult sellist, mida me saame ise õppida ja ise teha, ja võib-olla mõnele inimesele sobib muuseumikülastus ja mõni ei ole veel avastanud, et talle sobib muuseumikülastus, võib-olla need mingid teised asjad, aga neid peab teadlikult tegema, et nad töötaksid. Ja et kui sealt siis püramiidist üles minna, siis seal see psühhiaatriline eriabi on alles kuskil seal nagu tipus, et sinna siis pääseksid need, kellel on tõesti mingisugused vaimse tervise haigused, mingid isiksuse häired, ühesõnaga asjad, mis päriselt vajavad ravi. Nagu igas valdkonnas ennetus on lihtsalt nii palju odavam. Aga täna meil millegipärast võib-olla ka see vaimse tervisest rääkimine on nii palju nagu uus, et see niiviisi ei toimi ja ka Eestis psühhiaatrid on minu meelest rääkinud seda, et meil on justkui selline, see püramiid on tegelikult nagu liivakell, et tehakse nagu justkui mingisugused enesehoidu toetavaid asju, aga kui läheb nagu kehvaks, et siis ikkagi tahetakse kohe juba selle päris eriala spetsialisti juurde minna, kes võib-olla sulle esimesena vastab vastust, mida sa ei kuulda, et ei taha, et ei annagi sulle ravimeid, vaid ütleb, et kas sa ikkagi korralikult magad ja kas sa iseenda jaoks aega võtad, et selles suhtes kultuuriline muutus, mis ütlesid, on kindlasti nagu väga oluline, et me õpiksime aega võtma, sest tegelikult on nii, et kui meil on hästi kiire, siis me ei tule muuseumisse, me jätame trenni vahele, me läheme hiljem magama, ma ei tea, mida me kõike veel ei tea, sõpradega ka kokku ei saa, aga selle asemel, et kui ma olen juba väga-väga stressis või mul on halb olla, siis ma vastupidi peaksin kõik suurendama kõiki neid asju, mis mul olemist paremaks teema. Et midagi on meie sellises toimimises, midagi, mida me võiksime õppida teha paremini. Täiesti nõus. Ma ei saa kiusatusele vastu panna, et üks vaimse tervise valdkond ja kindlasti lapsed ja noored, eks ka üks sihtrühmasid, mis järjest jõulisemalt tuleb kahjuks negatiivsena esile just vaimse tervise kontekstis ka. Et Kadri, see ei ole nüüd täitsa niisugune näitsa otsitud lünk, aga teil on väga tore, sina oled seotud arhitektuurikooliga, mis on just erakordselt tore ettevõtmine ja mis ei ole tõenäoliselt ka kutsutud ellu selle eesmärgiga, et laste vaimset tervist toetada, aga mulle tundub, et just ka seda tüüpi tegevused mis sunnivad või annavad võimaluse lastel olla loovad ja mõelda kriitiliselt ja analüütiliselt, et ka seda tüüpi asjad tegelikult aitavad meie ühiskonda hästi nagu ja noori ja lapsi hoida. Me oleme 15 aastat juba teinud arhitektuurikooli, meil on igal aastal 100-120 õpilast, et päris palju lapsi ja noori jõuab meie juurde. Ja mida me oleme võib-olla märganud läbi aastate, ise pakub ju ka huvi, et miks nad tulevad, mis neid köidab selle tegevuse juures. Ja on tekkinud selline arusaam, et see on üks väheseid selliseid, ta on ikkagi haridus, et see on väheseid hariduse vorme, kus sa saad ise maailmasid välja mõelda. Seda on lapsed öelnud, et see loominguline vabadus meeldib neile. Ja see on üks väheseid valdkondi, kus päriselt räägitakse empaatiast näiteks, et kui me loome seda maailma, kes seal veel ringi liiguvad ja kuidas nad seal, mida nad teevad ja kuidas nad omavahel hakkama saavad. Et see on nii inimlik oskus, aga näiteks koolides seda ei lähe mitte üheski aines vaja, sa võid kõikides ainetes olla puhas 5 õpilane ja 0
empaatiaga kooli lõpetada või noh, et see empaatiaoskus on täiesti välja arendamata. Et minu meelest see on selline, me ise peame seda üheks kõige olulisemaks arhitektuurioskuseks ja seda püüame siis ka üldhariduskoolidesse viia. Ja ma arvan, et sealt kaudu on, kui me mõistame üksteist rohkem, siis saame me teha ka paremaid otsuseid, nii iseennast puudutavaid kui siis ka teisi puudutavaid, et üleüldiselt võiks ju siis elu parem olla. Täiesti nõus. Anna-Leena, kuidas vaimse tervise teemade ja koolidega on? Oi, see on teine arutelu, vist tuleb selles mingi teine paneel. Teeme teise paneeli. Lühidalt, kahe lausega. Jah, lühidalt kahe lausega. Ja, et kuidagi, et need sotsiaal-emotsionaalsed oskused võiksid olla ka kõikidesse õppeainetesse sisse kirjutatud. Et see ei ole ka mingi eraldi teema, et mida võiks nagu kuidagi või et me võiks mõelda sellest kui midagi, mis on osa, ma ei tea, matemaatikaõppest ja kuidas see võiks välja näha. Ja meie haridussuund näeb kõvat vaeva sellega, kaasates ka välismaa ekspert, et kuidas tuua seda koolidesse, et me räägime nii nii-öelda, kuidas öelda, mingisuguste faktiliste teadmiste saamisest koos sotsiaalse ja emotsionaalse õppimisega. Et see on hästi kiire kokkuvõte, et asjad käivad, töö käib, inimesed toimetavad. Rõõm kuulda. Üks probleemne valdkond, mille mõtlesime ka täna siia nagu markeerin sellesse vestlusesse, on meeste tervis ja meeste vaimne tervis. Et meil on muidugi väga esinduslik paneel, et siin meeste sõnal nagu teema või nagu sõna võtta. aga ja tõesti november on ju teadupärast meeste tervise kuu ja eks siin see teise korruse näituse kontekstis on see ka asjakohane. Aga fakt on, et Eestis on päris suur sooline terviselõhe. Meeste oodatav eluviga on vist 9 aastat peaaegu isegi madalam naistega võrreldes ja samas ei ole meeste tervisekäitumine ka liialt eeskujulik, eks, et ka leidsin siin paari aasta taguse uuringu, et mehed ei pööra oma terviseprobleemidele alati tähelepanu, aga otsi kohest abi. Ja siit võib tegelikult naljaga pooleks tõmmata korrelatsiooni, et ka muuseumikülastajate seas on mõnevõrra vähem mehi. Et mitte küll statistiliselt väga palju, ma ikkagist ei tahtsin niisama tunnetuslikku või sellist emotsioonipõhist järeldust teha, aga et tõesti, kui 23. aasta uurimuse järgi on muuseumis käinud, küsitluse järgi siis muuseumis käinud 46% naisi, siis mehi 41%. Et igal juhul on meeste kahjuks kaldus muuseumikülastajate ka. Et kuidas saab rohkem mehi muuseumisse? Kuidas nad jõuaksid vaimse tervise abini paremini? Ja nagu sa isegi ütlesid, et küsid siis meilt, eks ju. Mina saan öelda ainult, mida mina teen, et mina saan oma abikaasa kaasa võtta, kui ma ise muuseumisse lähen ja ta alati tuleb ja ta naudib, aga jumala eest tegelikult mina ei tea, miks ta ise ei lähe. Et ta ise ka ei oska sellele küsimusele vastata. Ainus asi, mida ma saan teha nagu justkui perspektiivitundega on vaadata, kuidas minu lapsed siis toimetavad ja millised eneseabi ja enesehoiu variante nemad kasutavad. Ja minu võimuses on siis tutvustada erinevaid viise ja aidata neil siis otsida ja läbi mõelda, et mis siis neile sobib. Ja muuseumit kui ühte väga lihtsalt sellist enese heaolu kasvatamise varianti olen ma neile tutvustanud. Kui edukas ma olen, ma arvan, et siis täiskasvanu iga annab arutust, eks ju. Aga ma lihtsalt tegelikult ütlen, et see meeste teema, et see võib-olla on ikkagi mingi kasvatuse teema ka, et ma olen töötanud muuseumis, kus mul ikkagi tundub, et äkki isegi meeste osakaal oli praktiliselt võrdne naistega või isegi natukene suurem, eks ju? Ja, kindlasti. Valdkonnapõhiselt ka, ma usun, on see nagu... Ma mõtlesin sellele küsimusele juba enne ka, tõesti vastust välja ei mõelnud, aga natuke võiks siis ka küsida, et mida arstid siis saaksid teha, et mehed rohkem arsti juurde läheksid või et kas see on nagu, kas see tegelikult on arstide tegemata jätmine või muuseumite tegemata jätmine või on see ikkagi mingisugune huvitav kultuurinähtus, et see mõte ei tule esimesena pähe. Ja arsti juurde minek ometi tundub ju nii
isegi nii tähtis mõte, eluliselt tähtis ja ikka ei tule. Et kus on siis see konks. Aga jah, me vist ei ole tõesti need eksperdid. Jah, ei ole ekspert, aga sõnavõtt on ikkagi. Ja, et me peaasjas oleme ka selle otsas päris mitu aastat tegelikult istunud ja mõelnud ja siis ka aru saanud, et jälle, et grupp naisi nagu istub ja mõtleb, et kuidas ikka mehed saada psühholoogi juurde. Ja siis ka aru saanud ka sellest, et tegelikult, et kuivõrd see on ka keelekasutuses juksed nüansid, et kuivõrd, et kui naised teevad kampaaniat, et paratamatult see keelekasutus, mitte et ma ei ütle, et naistel ja meestel on mingi erinev keel, aga ma arvan, et seal on mingid nüansid, mis on tunnetatavad. Aga jaa, et see on ka, et kui kellelgi on häid mõtteid, lahendusi, palun, tulge, räägime. Võib-olla ongi hea, et kanda sõna publikule, et meil on siin, kas nüüd konkreetsemalt sellel teemal, et kuidas mehi saada muuseumisse, aga võib-olla hoopis laiemalt, et milliseid mõtteid ja või küsimusi teil on siin meie vestlejatele. Ja meelega ulatan oma. Mul on võib-olla üks kommentaar ja üks küsimus. Lihtsalt üks asi, mille peale ma mõtlesin, et te rääkisite nagu hästi abstraktsel tasemel, et muuseum on keskkonnana a priori hea vaimsele tervisele, aga väga vähe konkreetsusest, et mis ta siis nagu heaks teeb. Ja muuseumi ekspositsioon võib olla nagu erakordselt erinev, et mõned on sellised hõredad, kasinad, rahulikud, aga mõned võivad olla nagu ka kohutavalt intensiivsed ja nii edasi. Aga mõtlesin selle aspekti peale, mida keegi siin ei maininud, et muuseum on üks väga väheseid kohti meie avalikus ruumis, kus veel kehtib see konventsioon, et ollakse vaikselt. Et selles mõttes võib-olla nagu üks selliseid abistavaid asju on see, et ta pakub nagu seda auditiivset puhkust. Aga ikkagi, aga küsimus on vist Kadrile kõige rohkem, et kui sa nagu näituseid kujundad, et kas sa oskad tuua mingisuguseid konkreetseid näiteid, et missuguste aspektide peale sa siis mõtled selle juures, et kuidas teha seda ruumi niimoodi, et seal on hea olla. Et muuseumit või näitust kujundades on ju ka alailma see dilemma, et kui üks probleem on see, et mis minu meelest vaimset tervist kurneb, on kõige siuke üleküllus, siuke overload. Aga tegelikult näitust tehes on ju see sama asi, et sa tahaksid nagu ka õudselt palju selle kõigega. Et kuidas seda tasakaalu siis saab? See on kõige keerulisem. Minu ei ole veel tulnud ette sellist näituse kujunduse ülesannet, kus tunduks, et see esialgne mõte kõik mahuks sinna ruumi ära päriselt ka. Et alati on neid rohkem tahetakse panna ruumi, aga see õhk on nii tähtis, see võimalus distants võtta mõttepaus ja selline rahulikkus ja selline see, et sulle antakse aega läbi selle teema omas tempos minna, see on oluline. Ja võib-olla võin rääkida natuke sellest keldrisaali näitusest siin samas arhitektuurimuuseumis. See on näitus arhitektuurist, see on nüüd välja reklaamitud igale vanusele, aga me alustasime sellest mõeldes lastele ja me küsisime laste käest, et mida nad tahaksid. Milline võiks olla üks arhitektuurinäitus lastele, et see oleks neile põnev ja huvitav ja mida nemad arhitektuurikooli õpilased olid nad siis, et mida nende meelest võiks nende eakaaslastele arhitektuurist rääkida või näidata. Ja lasime neil igasuguseid mõtteid selgitada ja joonistada ja maketeerida ja selle tulemuse võiks kokku võtta ühe sõnaga, et nad kõik joonistasid meile seiklusradasid. Ja siis kuidas sa saad nagu sellise sisendi, et kuidas teha siis seiklusrada, tegelikult peaks tegema näituse arhitektuurist. Et see oli siis selline arhitekti nuputamise ülesanne, et lahti võtta see, et mis see seiklusrada on. See on see, et sa saad, sul on see kontroll oma keha üle, et sa lähed, kus suunas sa tahad, sa saad katsuda, sa saad ronida, sa saad kehaliselt kogeda seda arhitektuuri. Et väga teemakohane ju iseenesest.
et siis püüdsime sellise sisendi abil tekitada ruumi, mis siis ühtlasi natuke nagu selgitab seda teemat. Et ma arvan, et selline kasutaja mõistmine, empaatia teemad kõnetavad erinevaid inimesi, erinevaid osasid ühiskonnast ja ülitore on, kui meil on võimalik teha koostööd siis ka selliste teadjatega, ekspertidega, kes teavad täpselt, et kes tulevad sinna näitusele, mida nad sealt ootavad, mida nad tahavad, mida see näitus nendes võiks esile kutsuda, et ka oli üks näide siis nii-öelda see õnnenäitus Tervisemuuseumis, et mis oligi vaimse tervise teemaline näitus ja mille siis üks eesmärk on see teema inimesele lähemale tuua. Ma võin uuringute põhjal jällegi juurde tuua ja rahu on võib-olla alati ei pea ta olema vaikus, aga ikkagi suhteline vaikus. Et mõnikord tahaks kellegagi võib-olla natuke sosistada ka ja siis on ikka jube häiriv, kui keegi selle ütleb, kes ei ole isegi mitte külastaja. Aga uuringud viitavad ka sellele, et toetab hästi see, et kui see muuseum on sulle nagu tuttav, et ta on nagu hoomatav ruum, et sa tead, kus sa oled ja selles suhtes, mis ütlesid omas tempos, et sul on nagu justkui nagu kontroll selle kogemuse üle, mida sa siis saad või vastu võtad või tunned või koged. Aga sunniviisiliselt. See ei ole isegi mingi küsimus, aga lihtsalt see mõte tekkis, et võib jääda mulje, et muuseumis käimine on nagu spaas käimine või selline lõõgastav, rahustav, vaikne tegevus, aga tihtipeale tõmbab muuseumi just mingisugune intriig, mingi põnev teema, mis vastupidi stimuleerib ja tekitab uusi mõtteid ja ka sedapidi võib nagu aidata seda vaimset tervist. Ja aga Jaan Aru on öelnud, et muuseum on nagu ajuspa ja eks selle lõõgastumine võib toimuda ka erinevat viisi, ma ei tea, sina võib-olla oskad sellest rohkem rääkida, et ühtepidi ta võib olla, et ma võtan kõik maha ja ma ei mõtlegi millele, a la mediteerin, aga ta võib olla ka see loovus ja loovus tegelikult tähendab ikka päris aktiivseid mõtteprotsesse, et mulle tundub, et see üks ei välista teist ja loomulikult võib intriig ka tekkida, võib-olla intriig ei ole alati rahulik ja ma mõtlen ka tegelikult teisipidi, et kui muuseum on väga suur, siis ju tekib see sama tunne, et ära väsitab, et et mis siis sind aitab, et kas sul on see võimalus ja luksus, et ma täna lähen vaatan ainult ühte korrust. Ma lähen täna vaatan ainult ühte maali, ainult ühte eset selles muuseumis, mis mulle eriti meeldib, et teen sellist valikut nautida aeglaselt. Ja, ma siinkohal lisaks selle, et üks hästi tore lause, mis mu kolleeg ütles, et ei ole minu sõnad, aga et puhata tuleb sellest, millest sa väsinud oled. Ja minu meelest see kõlab väga nagu lihtsalt ja väga toredalt, et kui sa oled tööst väsinud, et siis muuseum võib olla väga hea koht lõõgastumiseks ja võib-olla see intriig on samamoodi, et kui elu on väga rutiinne, siis see intriig on hoopis midagi siukest, mis muutub puhkuseks või kui sa muuseumis igapäevaselt töötad, siis võib-olla hoopis lähed koju, tunned, et seal puhkad palju rohkem. Et kuidas sul läheb? Nali. Aga jah, et tõesti, et emotsioone on ju palju ja et need mõjuvad meile erinevalt, et siis tuleb ära tabada, et mis mind sel hetkel aitab. Aga see on nii äge, et sa selle punktiga siia tõid. Kuna me nüüd leppisime kokku, et näituse külastaja on ka kõigest inimene, et siis tõesti ma arvan, et see näitusega kogemus ikkagi sõltub ka selle inimese ikkagist hetke meeleolust ja kõik väsimuse astmest ja millest kõigest, et kas ta saab seda aega võtta, et seal rahuneda ja aeglustuda või on ta selline keskmine muuseumikülastaja, kes seisab ühe kunstiteose ees 2 sekundit, sest et kõik korrused on ju vaja läbi käia ja pärastlõunal on veel 2 muuseumit külastada. Et neid kogemusi kindlasti on väga, väga erinevaid. Ma võin ise küsida meilt või? Palun. Mõeldes sellele teemale siis, ja mõeldes sellele, et muuseumid kui ruumid, siis neil on ju ka asukohad, nad on mingites kohtades ja see tekitab kohe ebavõrdsuse, et kui me oleme siin Tallinnas, meil on ju
mustmuuseumitest vali, mis tuju mul parajasti on, kuhu ma lähen, aga et kohe, kui Tallinnast välja minna, on see valik palju väiksem või ei olegi seal seda lähimat muuseumit, et see ka nagu, kuidas sel juhul muuseum saaks aidata selle vaimse tervisega või kas sel juhul on mingi muu koht selleks muuseumi funktsioonis? On küll üks muu koht ja minu meelest need on raamatukogud. Et kui ma nagu kohe niimoodi, sest mingite kas kampaania või tööde käigus on olnud vajadust otsida selliseid sädeinimesi Eestimaa pealt üles. Tihtipeale nad on koondunud raamatukogudesse ja nad hoiavad neid raamatukogusid ja sealt on tõesti väga palju ägedaid asju. Aga jah, ma arvan, et see on ka hästi oluline punkt, et see, et me mõtleme tihtipeale mingitest teenustest ja võimalustest hästi nagu linna keskselt. Vaimse tervisega samamoodi, et kui sa elad ikkagi kuskil eemal, kus sul ei ole võimalik psühholoogi juurde minna kabinetti, on selleks põhjuseks transport, muud asjad, et see on, ma arvan, hästi oluline punkt, et me siin vestluses ka, ma arvan, et see eeldus on see, et sul muuseum on lähedal ja sa lähed sinna. No vaata, aga mina elan siis üsna Tallinna lähedal, aga tead, iga kord küll ei viitsi Tallinna tulla, kui tekib mingi mõte midagi teha, ongi aus vastus. Aga minu elukohas on ka üks väike muuseum, kus on umbes 20 aastat vana püsiekspositsioon, mida ma olen juba ka näinud ja mis mul selles suhtes nagu sellist elamust võib-olla ei paku, aga mis mulle ikkagi saab pakkuda ja mis on siis sellise tõmbekeskusest eemal või natukene kaugemal asuva muuseumi siis Võlu, et kui nad panustavad ikkagi suhetesse. Et see on nagu üks muuseum, kuhu mul on hea minna, sest ma tean, et mind oodatakse, mulle pakutakse kohvi, minuga räägitakse juttu, mulle räägitakse võib-olla mingitest mõtetest ja siin ei ole isegi nagu asi selles, et ma töötan muuseumiühingus, vaid on asi selles, et nad võtavadki inimesi vastu nii, et kui sa oled see kohalik ja see oma, siis sinuga aetakse juttu. Mulle ka tundub ise ka tallinlasena, et võib-olla Tallinnas on see tõenäosus, et sa saad sellise anonüümse muuseumi külastuse osaliseks suurem kui väiksemates kohtades, kus tihtipeale muuseumid ongi siuksed kogukonnakeskused heas mõttes, et ma ei tea, Käru muuseum tuleb siin kohe meelde, et kes hoiavadki ka oma kogukonda nagu liikvel ja tegevuses ja pakuvad erinevaid üritusi, et vist ei ole väljaspool suuri keskuseid ka see olukord nii hõre. Ütleks ma naiivselt ja entusiastlikult. Eestis on Euroopa kõige rohkem muuseume rahvaarvu kohta per inimene tähendab. Mina tean seda statistikat, et ostukeskuse ruutmeetreid vist on umbes ka. Ja. Nii. Kas on mõni teema veel, mis meid täiesti kajastamata ebaõiglaselt ja tahaks täna selle ikkagi tõstatada? Sest ma mõtlen õhtu kätte jõudma. Et ma ise olen nagu päris palju nagu mõelnud just nendele mingitele erinevatele meetmetele, mis on siis tekkinud. Et üks ongi nendest siis võib-olla muuseumikaart, mis ma tõstaksin siin just selle poolest siis esile. Et kui varem tõepoolest, et kui räägime sellest aeglasest kogemisest, siis varem oli siuke tunne, et kui ma lähengi suurde kumusse, siis ma pean nii palju, kui selle raha eest on võimalik kätte saada, et siis käin tingimata need korrused kõik läbi, sellepärast, et muidu ma kuidagi olen enda raha halvasti midagi nagu kasutanud, siis kui ma enne muuseumis töötamist siis endale muuseumikaardi ostsin, siis kuidagi see nii-öelda minu muuseumi külastused rahunesid maha, et ma võisingi teha, et ma kas või siin samas teise korruse suure saali näitus, et see on nii kuidagi siuke mahukas ja nii palju kuidagi, kas seda ühelt poolt on toitev, teiselt poolt on seda vaimset energiat võttev, et kuidagi see nõuab seda nii-öelda aeglust, aga siis tekibki nii-öelda see raha küsimus. Ma ei tea, kas muuseumikaart on väga õnnelik, et ma seda just niimoodi välja reklaamin, sest et ka seal tuli välja see, et nii-öelda see eelarve, kuidas oli arvutatud, et kui palju käib inimene muuseumis aasta jooksul, siis tuli välja, et eestlased, kes muuseumikaarti omavad, käivad palju rohkem
kasutamist, kui see nii-öelda see ei vasta tõele, enam-vähem ikka sama palju. ikka sama, okei, siis väga hea, et sa kohe siit oskasid seda ümber lükata. Aga ühesõnaga jah, see on üks meede, mis ma ise olen mõelnud ja kuidagi nagu näinud, et jah, on minu muuseumi külastusi kuidagi siukseks vaimse tervise poolt toetavamaks muudetud. Ja teiselt poolt jah, ikkagi ka nagu see kuidagi keskkond sinna muuseumisse minekul, jälle ma kuidagi reklaamin siin Kumu, aga minu jaoks kuidagi nii-öelda see minek juba sinna, et ma saan läbi pargi jalutada, kuidagi meelestab mind sellele nii-öelda rahulikkusele maha, et siin arhitektuurimuuseumis, et noh, kui ma tulen siit nii-öelda autod sõidavad siin ümber, et siis kuidagi ma pean kohe selle hetke võib-olla alguses võtma, et nii-öelda vaim kuidagi suudaks sellest tormist välja tulla, et kuidagi ka lihtsalt iseenda poolt nii-öelda mõtestamine, et kuidas ma siis selle muuseumi kogemusega iseendal saan nii-öelda meeldivaks teha. Ja jah, okei, kolmas mõte ka, kui ma siin rääkima hakkasin, et kui me rääkisime sellest sporditoetusest, siis samamoodi mina varasemalt ei olnud suur sporditegija, aga kui nii-öelda siis tööandja poolt tuleb see juba tingimata, siis sa hakkad jällegi vaatama, et kuidas seda enda ellu tuua, kuna see on juba nagunii antud, et ma siin kuidagi ka üritan mõelda, et võib-olla see võiks ka siis nagu vastupidi töötada, kui tõepoolest läheks ühel hetkel see läbi, et laieneb ka kultuurile, et kui ma nagunii selle, mulle antakse see nii-öelda peo peal juba kätte, et siis ma lähen, vaatan ära, uudistan, et okei, mis seal toimub, et kui ma tõepoolest võib-olla mõni inimene ei olegi varasemalt selle keskkonnaga kuidagi moodi tuttav ja siis ongi raske teda nii-öelda muuseumisse meelitada. Aga jah, sellised repliigid minu poolt, võib-olla kellelgi tekib veel siin lõpuminutitel repliike. Millegipärast tuleb mul silma ette, kui olen kuuldav, selline asi nagu telekas aeg-ajalt näidatav kah omaette kunstiliik ilmsesti. Tal on selline ajalooline mõõde ja tal on visuaalne ja kunstiline mõõde ja need on need inimesed, kes koguvad asju. Tähendab selline rahvakogud, kogud. Nad ei ole muuseumid. Nad ei ole kunstinäitused ega midagi sellist, aga nad on lihtsalt kogud. Võib-olla meenub kellelegi veel, kogutakse igasuguseid asju. Kollektsionäärid, jah, alates, ma ei tea, püksirihmadest ja pannaldest ja tule nendest süütajatest kuni nukukeste ja piimakannudeni ja mille kõigeni. Valdavalt jah, tarbekunsti valdkonda kuulub see värk. Aga emotsioonina tekitab minus alati, tekitab sellist põnevust ja hämmingut niisuguste kogude nägemine. Ja ma imetlen nende inimeste süsteemsust ja sellist hasarti ja see inspiratsioon on täitsa nakkav. Nüüd minu meelest on see ka vaimse tervise riivamisi puudutab ta võib-olla muuseumi mingis mõttes. Aga neid võiks rohkem esile tõsta, sest need inimesed on vaeva näinud ja neil on midagi öelda ja ma usun, et neil oleks publikut. Ja vaimsele tervisele arhitektuurimuuseumi poolt on minu suurepärane sisse väljajuhatus, need 2 kiike seal all. Et see on üks võimalus ka täiskasvanud inimesel ennast mõnusalt sisse ja välja juhatada emotsionaalses mõttes. Suurepärane mõte. Tõsi, et siin enne oli jutt, et need, mis on tihtipeale mõeldud lastele erinevad niisugused interaktiivsed tegevused, et hea meelega teevad neid ka täiskasvanud. Tundub, et nii ise kollektsioneerimine kui ka muuseumis kollektsioonide ja näituste vaatamine võibki üks aspekt olla, miks inimesed tunnevad seda vaimselt hästi, sest et see on see koht, kus muidu võib-olla nii siuke kaootiline ja segane maailm saab järsku selle korra ja see paneb su enda nagu mõtetesse ka nagu loob seda korda. Et inimesed lihtsalt
tundub, et vajavad aeg-ajalt sellist nagu kas või kunstlikku lahterdamist või sellist korraloomist. Väga ilus. Ja mul tuli, kui tohib, selle peale meelde, Peipsiveeres on Samovari muuseum, kui te olete käinud ja tegelikult on üks võimalus muuseumis külastusega olla lummatud inimesest, et tegelikult see sama asi, et kuidas üks inimene on võtnud lihtsalt ja suure hoole ja armastusega neid Samovare kogunud. Täpselt samamoodi võib ka suure näituse puhul olla, mulle tuleb kohe, vabandust, Kummuse kunstantropotseeni ajastul meelde, et ma kuidagi mingi hetk hakkasin mõtlema kõikide inimeste peale, kes seda on teinud ja välja otsinud ja tundnudki tänutunnet, et ma saan seda kõike nautida. Nii et ka see võib olla täitsa üks tore aspekt, tunda rõõmu teiste inimeste üle, isegi kui sa oled muuseumis. Äkki ma võingi lõpetuseks paluda teilt kõigilt ühte head kultuurisoovitust, et mis võiks turgutada meie kuulajate vaimset tervist või vaimset heaolu. Milline on olnud teie viimase aja selline mõnus kultuurielamus või kogemus, mida te tahaksite teistele soovitada? Muidugi oleks tore, kui see on muuseumi valdkonnast, aga ei pea. Ja, võin otsa lahti teha. Võib-olla see kultuurisoovitus oleks siis, et võib-olla külastada mingit muuseumit, mida veel külastanud ei ole. Et kellel see muuseumikaart on, siis ma saan aru, et see on raskem, kui siis peab Tallinnast väljapoole minema, aga hiljuti käisin just fotomuuseumis, kus mitu korda olen mööda kõndinud, aga kunagi pole sisse astunud ja tõesti ei olnud ka ainult rahustav, et rääkis ka kehadest, nii tõesti oli ka teisi emotsioone ja võib-olla ka seal, et kui sa oled seal uues muuseumis, siis pane tähele, mis sa tunned ja pane selle tundele ka nimi. Vot. Jeeru, mul tiirutavad erinevad kogemused peast ringi. Ma pean ütlema, et minu soovitus tuleb Eestist väljaspoolt, sest ma paar nädalat tagasi käisin koos lastega Turu linnas ja ma käisin arheoloogiamuuseumis Abo Novas ja seal on jällegi see koht, kus fantaasia hakkab elama, sest see muuseum ehitatud siis selle vana või selle nagu kaevamiskoha ümber, seal on näha neid varemeid ja siis on nii äge hakata nagu looma, et kuidas küll need inimesed seal elasid, mida nad võisid nagu tunda, kus nad seal asusid ja siis lased sõrmedega mingit aknaorva või sa trepi seda ja mõtlesid, et siit on kunagi läinud ka mingid inimesed. Et see oli väga mõnus ja väga rahustav kogemus ja sobis tiinekatele ka väga hästi. Kadri, jagad ka meiega ühte? No siin on vist see Iratsi ikka see kingsepa case, et küsida, milline ruum või kus sa oled käinud, siis on nii palju neid, et igat ühte tahaks esile tõsta ja ei oska nagu kohe nii tabavalt seda ühte sealt valida ja väga palju on ka sellist tunnet, et võib-olla ma olen ikkagi üks väheseid, kes seal neid sakukünkaid naudib niimoodi, et teised jooksevad mööda ja ei näegi. Et ma sama see, et kui sa vali muuseum, kus sa pole käinud või vali linnas rada, kus sa ei ole enne läinud, et minu meelest on terve maailm on selline meie mängumaa ja kõnni ainult silmad lahti ringi või kõrvad lahti või ma ei tea, kõnni hoopis silmad kinni ringi ja kui on sobiv koht. Et lihtsalt selline teadlikkus, et mida see keskkond sinu ümber teeb ja kuidas see sind mõjutab. Et see viitasid ka sellele, et me ei oska seda tervist ja ruumi nagu kokku panna, aga need on ometi omavahel nii tihedalt seotud, et võib-olla märkad ka enda puhul midagi uut, paned mõnele uuele tundele nime ja saad aru, kuidas see on ruumiga seotud. Jah, eks see mingi märkamise teema on paljuti seotud hea aluga enese minapildiga ja meie kogemusega. Üks kultuurisoovitus tuleb veel. Nii. Jaa, muuseumid on hästi toredad,
tulge muuseumisse, tulge Tallinnast välja, tulge Tartusse, Tartus on ka palju muuseume. Aga minu kultuurisoovitus tegelikult läheb üldse mitte muuseumisse, vaid üks teine kultuuriasutus, mis minu meelest väga palju tegeleb ka just vaimse tervisega. Nii et mingem teatrumisse. See tõi nüüd meelde kõik muud maailma probleemid jälle. Noh, viimaste päevade uudiste valguses. Aga ma vist ikkagist nüüd tõmban otsad kokku, et aitäh teile meiega vestlemast ja aitäh kõigile tulemast ja kaasa mõtlemast. Et eks see on üks kompleksne teema ja kõige vist nagu suurem oskus on, et kui osata hoida iseennast, eks, et tegeleda enda heaoluga, millega inimesed tihtipeale kipuvad võib-olla mõtlema teistele, eriti naisinimesed või pereinimesed, eks, et kindlasti see lennukites antav soovitus, et kõigepealt pane endale see mask ja siis abista teisi, et see kehtib kõikides muudes eluolukordades ja valdkondades ka, et hoidke iseennast ja siis on jaksu hoida teisi ka.